Noorte osalus. Millest me räägime, kui me ütleme noorte osalus? Noorte osaluse all peetakse silmas noorte võimalusi osaleda otsustusprotsessides, olgu see koolis, kodulinnas või vallas, aga miks mitte ka Eestis või Euroopas ja maailmas üldiselt. Oluline on tagada kõikidele noortele nende kogemusest ja huvist olenemata võimalus osaleda. Noorte osaluse põhimõtted. Noorte osalus peab olema eesmärgistatud, läbipaistev ja noortest lähtuv. Peale surutud osalus või osalus puhtalt kohustuse enda pärast ei too tulemust ühelegi osapoolele. Noori tuleks kaasata kõikidesse valdkondadesse, mitte ainult haridus- ja noorsootöö valdkonna küsimustesse. Olgu selleks keskkond, tervis, eelarve planeerimine või kohaliku omavalitsuse arengukavad. Noored ei pruugi teada, kuidas kohalik omavalitsus töötab, mis on ametnike tööülesanded ja kuidas oma ettepanekuid või mõtteid vormistada moel, nagu on harjunud seda tegema täiskasvanud. Seega kõik, mis sa teed, tee lihtsalt, noortele arusaadavalt ja selgelt. Kõige kindlam viis, kuidas teada mida, kus ja kuidas teha, on küsida seda noorte endi käest. Noorte osaluse info. Olenemata sellest, kas oled noorte osaluses juba professionaal või alles alustad protsessiga, sinu suurimaks toeks on Eesti Noorteühenduste Liit. Uuri E4 kodulehelt ja osaluskogud.ee lehelt noorte osaluse kohta. Vajadusel pöördu otse E4 poole. Juhul, kui sa juba oled noorte osaluse fänn, jaga oma teadmise oskusi ka oma kolleegide, juhtide ja kaaslastega.